Juhul, kui ma soovin mõnda lahtrit või lahtrite plokki teisaldada uude asukohta, siis selle jaoks tuleks kasutada lõika ja aseta käske või siis inglise keeli cut ja paste. Nii nagu kopeerimise puhulgi tuleks kõigepealt see lahter või lahtrid ära märkida ja seejärel võite tööriista ribalt valida lõikamise nupu. See on need kääride pilt. Kui siia hiirega peale liikuda, siis ta kirjutab ka lõika. Ja klaviatuuri lühend on Ctrl+X ja sama käsu leiate ka redigeerimine menüüst. Lõikamise järel siis need andmed võetakse spetsiaalsesse puhvermällu ja siia jääb siis auk. See tähendab, et tegemist on teisaldamisega. Ja nüüd ma lähen sinna kohta, kuhu ma soovin nad teisaldada. Aktiivseks tuleks teha see nurga lahter, millest allapoole ja paremale siis objekt või need lahtrid maha pannakse ja seejärel aseta. Kui siia ilmusid trellid, siis põhjus on selles, et on vaja natuke ruumi juurde teha. Täpselt samamoodi on võimalik teisaldada ka mitme töölehtede vahel ja ma võtan korra selle sammu tagasi, mis ma tegin ja teen uuesti. Ehk siis mul on endiselt siin see tabeli osa või näiteks võtan seekord uue. Esimese sammuna käsk lõika, seejärel avan selle töölehe, kuhu ma soovin tema need määratud või valitud lahtrid paigutada ja siin siis märgin ära ülemise nurgalahtri ja seejärel käsk aseta. Võite siit tööriista riba pealt, aga võite ka siis redigeerimine menüüst valida aseta. Ja täpselt samamoodi käib see ka siis erinevate failide ehk siis töövihikute vahel. Nii et siin mingisugust erisust ei ole. Reeglina tuleb alati välja lõigata, minna sinna arvutustabelisse, kuhu ma soovin panna selle välja lõigatud lahtrite osa või lahtri ja seejärel seal siis kasutada käsku aseta.